India on üks väga huvitav maa. On inimesi, kes ütlevad, et tegelikult päris Indiat nagu ei olekski olemas. Sest Indias elab väga palju erinevaid rahvaid, räägitakse peaaegu et 200 erinevat keelt ja see teeb sellest maast ühe ääretult koloriitse ja huvitava paiga kogu maailmas. Indias on olemas palju vaesust, aga seal on olemas ka palju rikkust. Huvitav on see, et kui liikuda Indias, siis inimesed, olenemata sellest, kui vaesed nad ka ei oleks, nende nägudel on kõigil tunda ikkagi sellist rahulolu, õndsust ja naeratust. Me läheme ja tutvume natukene Indiaga ja selle väega, mis sellel vapustaval maal on. Meie selja taha jääb Lootuse tempel. See on Delhi üks väga oluline vaatamisväärsus. Tempel ise ei ole küll vana, aga ta on juba selle lühikese ajaga aastast 1986, kui see valmis saanud väga kuulsaks. Ja siin templis ei eksisteeri mitte ühtegi konkreetset usku, vaid selles templis eksisteerib ainult see, et kõik inimesed, kes millegisse, kellegisse usuvad, võivad siia templisse tulla. Nii käisime ka meie siin sees muidugi filmida ei lasta, aga ehitis on ise ehitatud marmorist. Siin on 21 lootuseõie kroonlehe kuju ja selle ümber on siis veel sellised ilusad väikesed tiigikesed ja tohutu suur maa-ala siis lihtsalt rohelust. Ja muidugi selle Lootuse templi aerofoto võiks olla väga ilus, nii et kuskilt saab, siis äkki saab seda ka internetiavarusest üles otsida, sest meie seda siin teha ei saa. Aga nüüd on sisse käidud. See on siis Agra, üks India väga koloriitne linn. Selles linnas võib näha väga palju räpasust ja mustust, aga need samad müürid, mida me siin näeme, varjavad endas tõelist pärli. Ja selleks pärliks on ehitis, mida maailmas teab vist iga inimene, ei ole seda inimest, kes seda ehitise figuuri ette ei oska kujutleda. See on Taj Mahal ja järgnevalt me lähemegi vaatama seda 7. maailma imet. Ja me näeme siin samas Taj Mahali peaväravat. Seda väravat nimetatakse sümboolselt kui pruudil pulmaööl loori eest äravõtmiseks. Kui me läheme sellest väravast läbi, siis me näeme, et meie ees avaneb täies hiilguses Taj Mahal. See tähendaks justkui, et me võtaksime pruudi näost ära loori ja näeksime pruuti täies iluguses. Kohe me seda ka teeme. Oleme jõudnud siis Taj Mahali ja Taj Mahal oma täies hiilguses paistab siin. Siia on siis maetud 2 väga suurt armastust läbi elanud inimest ja mees tegi oma naisele tema surma puhul selle templi, sest naine palus, et temast jääks midagi sellist, mis kogu maailma
meelde tuletaks nende suurt armastust. Ja nüüd on see 100 aastaid see tempel juba siin nii-öelda seisnud ja sellel on väga traagiline lugu muidugi, aga üldiselt on see väga võimas ja väga suur. Kuulub maailma uue maja 7 ime hulka. See imesid jagatakse 2 rühma. Ühed on vanema aja maailma imed ja uue maja. Vanema aja maailma imede hulka kuuluvad näiteks Egiptuse püramiidid, aga uuemate maailma imede hulka kuulub näiteks ka Machu Picchu, salapärane mäelinn, samuti Taj Mahal. Tahtis ka pürgida siia veel Pariisi Eiffeli torn, aga seda ei võetud. Nii et see on siis uue maja 1 7 maailma imest. Me oleme Indias, Taj Mahali juures. See on paik, mis on kultuuriliselt väga kuulus. Loomulikult, iga teine inimene teab selle paiga väärtust ja selle paiga tähtsust, sest see kuulub 7 maailma ime hulka. Aga ma näitan teile, kuidas pendel siin töötab. Milline vägi on sellel paigal siin sees. See on uskumatu ja selle väega on võimalik väga palju asju korda saada. Selleks me täna siin olemegi, et neid asju ellu viia.